on selles mõttes tore, et hoiame natukene traditsiooni ka, et kui on ikkagi pere üks liige juba laval käinud, siis tuleb teine järgi, Sille Kapper-Tiisler, TLÜ, BFM. Ja. Siis Kai Valtna, Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia. Rõõm näha, Kai. Tere tulemast Tallinnasse, loodan, et Tallinn on sind heldelt vastu võtnud täna. Kõik on korras, eks ju, väga hästi. Siis nüüd on esinejate duett Eve-Andre Tuga ja Helen Veidebaum, Muba. Ja viimasena, aga siis nagu öeldakse, aga mitte kõige, vaid vastupidi, võib-olla kõige tähtsamana veel, lausa Indrek Kornel, kutsehariduse õppekava esindaja, on mulle siia maagiliselt kirjutatud. Ja võib-olla enne, kui me nagu asume, siis ole hea, võtagi sina, Indrek, kohe haara vestlusel sarvist ehk võta endale mikrofon. Ja kui ülejäänutega kõik on õudselt selge, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Muba, kõik on arusaadav, siis sinu nime taga ongi nii kavas, inimesed on tulnudki sellepärast siia osaliselt, eks, et sinu nime taga on kutsehariduse õppekava esindaja. Ja ma saan aru, et seda õppekava üldse ei olegi veel hetkel. Mida sa siis esindad, mis sa teed praegu parasjagu? Eelnevalt räägida mustkunstnikest, siis ma võiks öelda, et ma olen üks neist, aga tegelikult mitte. Nüüd see õppekava, mida ma esindan, on õppekava, mille looja või siis algidee algataja ma olen päris mitme inimesega koos ja mul on see aasta olnud võimalus juhtida 8 liikmelist tiimi, kelle ma ise kokku panin, et siis... Kas sa mõne oled juba ka välja visanud sealt vahepeal? Ei ole mitte ühtegi välja visanud, isegi nii hästi on, et üks tiimiliige on seal samas, Kai Valtna. Nii et tervist. Ja see õppekava nimi on siis tants- ja liikumisharrastus ja see on osa kutsehariduse reformist. See õppekava loodi koostöös Haridus-Teadusministeeriumiga. Aga see õppekava on juba loodud? Õppekava on loodud, me esitasime selle ministeeriumile 31. oktoober ja esmaspäeval me saame tagasiside sellele viimasele versioonile, mis esitasime ja see protsess on meie tiimi jaoks tegelikult lõpetatud. Ootame viimast kinnitust Haridus-Teadusministeeriumist. Ja kui nad selle teevad, mis siis juhtub? Kui nad kinnitavad selle õppekava ära, siis on hetkel Eestis 2 kutsekooli, ehk siis Muba ja Eller, kellel on antud õppekava rühma avamise õigus. Ja siis 2026-2027 õppeaastal peaks avatama antud õppekava. Täpsustan ühte asja, tegu on raamõppekavaga, mis on uus termin, mida varasemalt pole kasutatud. Ehk siis raam tähendab seda, et hakkame pihta ja pärast vaatame, mis välja tuleb. Raamõppekava tähendab seda, et meie oleme loonud raami, mille sisse saavad inimesed panna oma sisu. Raamõppekava tähendab kutsehariduse kontekstis seda, et me defineerime ära üldised moodulid, mis peavad olema oskuspõhised, mis oskused inimesed omandavad, ja siis kool, kes selle vastu võtab, rakenduskava raames saab panna, mis stiile, metodeid ja muid asju saab siis seal õpetada, ja see on väga praktilisel kaalutlusel. Sellepärast, et raamõppekava võetakse vastu ministri määrusega, ma ei tea, 5-10 aasta jooksul, aga rakenduskava saab muuta iga aasta. Ja see viis, kuidas me oleme selle loonud, need samad ootused ja tegelikult ka sellised, kuidas öelda, nagu reeglid on kõikidele uutele kutsehariduse õppekavadele, kuna see on osa kutsehariduse reformist. Jaa, nii on, aga siis selle sisu, mis on kirjutatud lõpudiplomile või lõputunnistusele, ma ei tea, kas sealt tuleb diplom või tunnistus, kumb see tuleb selle kava siis läbides, et see tuleb ikkagi erinev kooliti siis mõnevõrra, eks ju, et kui Muba seal saab selle raami vahel teha mitut või kuidas sellega on, et kui sa selle ka veel kuulajatele selle selguse lood või seda tahab juba Muba vastata? Ei taha. Just nad ei tea ju veel, seda pole keegi kinnitanud isegi veel. Et mismoodi see välja peaks siis nägema, et kes sealt siis nii-öelda lõpetades tuleb? Et siis põhiküsimus on see, et kuhu need inimesed tööle lähevad ja mida nad õpivad. Mis sinna kirjutatud peale on? Mis seal kirjutatud on? Meil on kutsehariduses on 2 terminit, üks on spetsialiseerumine, teine on suunad. Kui sa lõpetad spetsialiseerumisega, siis sa saad kutsediplomi ka kaasa, aga meie oleme läinud suundade teed, et inimene saab laiapõhise hariduse, mille alusel ta saab minna õppima väga paljudesse erinevatesse kõrgkoolidesse. Ja need suunad on siis tants- ja liikumisharrastus. Nii et tantsu- ja liikumisharrastuse suuna lõpetaja on see? Jah. Väga tore, aga nüüd me juba pärast saame siit natukene vaadata, mida see sisulises plaanis tähendab. Ja nüüd koolide juurde, olge head, meil on kokku lepitud nii, et esimese raksuga te saate sellise, 4 minutit, ma isegi otsin kohe siit sellest asjast kella ka üles ja panen selle lausa käima, et kõigepealt siis nii-öelda tutvustada oma kooli, eks ju, et kuhu suunas läheme, mida pakume, mida teeme, mida õpetatakse, mis rõhuasetused on, eripärad, valdkonna fookus
ja kus praegu siis arengus ollakse, kui see mahub ka veel selle 4 minuti sisse, siis väga tore. Kui ei mahu, siis jätame selle käsitlemise veel pärasteks, eks ju. Nii, ma nüüd otsin just seda stopperit, paneme käima. Hakkame Tallinna Ülikoolist pihta. Nii, tere! Mina siis olen Sille ja esindan täna tõesti 2 Tallinna Ülikooli BFM-i õppekava, milleks on koreograafia bakalaureuse õppekava ja magistriõppekava. Ma ei ole õppekava juht, ma olen täitsa tavaline õppejõud. Ja Tallinna Ülikoolis on siis koreograafiat või natukene teiste nimede all tantsu saanud varsti õppida pool sajandit, meil tuleb juubel varsti, alates 76. aastast, aga õige hiljuti, vist nüüd siis 3 lendu tagasi, me läksime taas kord uuele süsteemile, kus meie bakalaureuse õppekava on 4-aastane, vahepeal ta kaua aega oli 3 aastat, ja jätkuvalt on meil 2-aastane magistrikava. Mõlema vastuvõtud on üle aasta, eeloleval suvel vastuvõtt on mõlemale, nii et tasub plaani võtta. Meie bakalaureuse õpet siis iseloomustab kindlasti see, et kui me istume siin selles paneelis, et kust tulevad tantsuõpetajad, siis meie bakalaureuse õppekavalt on võimalik tulla. Aga sama palju meil õpib inimesi, või ütleme siis niimoodi, et sama palju see õppekavalt tulija saab olla tantsija, ja sama palju saab ta olla võib-olla koreograaf, lavastaja, nimetame teda niimoodi. Ehk siis see bakalaureuse õppekava on ikkagi väga-väga lai. Ja selle käigus ma ise kujutan ette või lausa näen elavatel näidetel, kellest mõned on siin saalis, et selle bakalaureuse õppe jooksul ilmselt inimesel kujuneb välja selline selgem fookus. Siis kelleks ta ennast peab, kelleks ta muutub, kelleks ta saab ja teatud määral saab ta juba bakalaureoses valikuid ka ikkagi teha, et siis õppida näiteks tantsuõpetajale vajalikumaid aineid, kas või muu hulgas kasutades ära siis Tallinna Ülikooli võimalusi, eks ju, nagu üleülikooliliste ainete abil veel. Ja siis, kui magistrikavast korra rääkida, siis see on võib-olla selles mõttes vastupidi, et sinna tulevad inimesed küllaltki välja kujunenud fookusega juba. Seal on palju väiksem õppegrupp, seal on küllaltki individuaalne õpitee võimalik korraldada endale, mis ei tähenda, et nüüd see õpperühm koos ei toimiks. Jah, arvudest võib-olla võibki rääkida, et siis nüüd üle aasta vastuvõtuga neid bakalaureuse õppesse meil siis umbes 18 kohta on viimasel ajal olnud igal aastal, ehk umbes sellises suuruses need õppegrupid on. Ja magistrante oleme viimastel aastatel võtnud 5 inimest korraga. Ja ette rutvates, et kui siin üks küsimus oli kuidagi, mis meile ette saadeti, seotud väljalangevusega, siis ma ütleks, et see on aegunud küsimus. Ma kohe mõtlesin enda praktikast, et mingi viimase, ma ei tea, vahemikus 5-10 aasta jooksul on väljalangevus väga palju vähenenud meie õppekavadelt. Ei ole enam seda. Kas see tuleb sellest, et need, kes kooli tulevad, teavad juba paremini, miks nad sinna tulevad ja miks nad seal olla tahavad, või on need mingid üldisemad ühiskondlikud tingimused, aga pigem need kursused püsivad väga hästi koos. Ja praegu, kui ma rääkisin vastuvõtust, siis veel vastukaaluks, et eeloleval kevadel on lõpetamas väga suur ja tugev kursus, peaaegu kõik koos. Eks mingid üksikud muutused on olnud. Ma ei tea, kui seda 4 minutit on veel. 3.51 oli. No siis on hästi, teeme väikse puhvri ka vahele. Teeme hingamise paus ja nii kaua, kuni me hingame, siis Kai paneb ennast valmis ja kirjeldab nüüd, mida Viljandis tehakse. Tere! No mitte enamusega, aga väga paljudega ka tuttav, nagu Sillegi. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias saab õppida etenduskunstide õppekaval. Ja seal on tegelikult 8 eriala. Me nimetame neid, paaritutel aastatel on nii-öelda lavapealsete vastuvõtt ja paaris aastatel lavataguste vastuvõtt. Ja lavapealsed on meie jaoks siis näitleja, lavastaja, koreograaf ja tantsukunsti spetsialist. Kohe räägin sellest. Ja lavatagused on teatri visuaaltehnoloogid, valguskunstnikud, videokunstnikud, teatri tehniline produtsent ja dekoraator butafoor. Nii et tegelikult
See on siis õppekava, kus te mitte, kuidas ma ütlen, te asetute sellisesse etenduskunsti konteksti, asetute tantsuõpinguteks ka sellesse meeskonda, kellega te teete seda kunsti just. Et me võib-olla ei tegele sellise kuidagi, võib-olla see on, mul aeg jookseb, kurat, oota, ma panen korraks seis, ma mõtle korraks. Nii, ja nüüd läheb tagasi. Viimasel ajal, miks meil on etenduskunstid? Me oleme seda, ütleme, eelmine aasta lõpetas esimene lend lavataguseid. Ja tegelikult mulle tundub, et me läksime sellele üle ka sellepärast, et mulle tundub, tänapäeva maailmas ei saa nagu tegeleda ühe kunstivaldkonnaga kuidagi tõsta välja ja tegeleda selle rassipuhtusega. Et maailm on väga multidistsiplinaarne, multifunktsionaalne ja erinevad kontaktid, et tants kindlasti meie arvates, kes me Viljandis seda õpetame, erinevad erinevate kunstide koosluses. Ilmselt meie jaoks on see tants mõttekam kui kuskil eraldi välja tõstetuna. Ja me tegime ka seda sellepärast, et ikkagi õppekavaliselt luua põhjus, miks need inimesed peaksid koos õppima. Nüüd eriala sa omandad, et sinna meeskonda sa peaksid minema siis ikkagi oma oskuste pealt just. Ja nüüd on see küsimus, et miks me muutsime eriala nime tantsuõpetajast tantsukunsti spetsialistiks. Nii. Ma saan aru, et ma ei ole sellega väga populaarne. Tantsuõpetajad tulevad meilt endiselt. Meil on väga korralik pedagoogika moodul, mis on ülikooliga uuendatud ja nii. Aga mulle tundub, et kui inimene Eesti Vabariigis otsustab minna kõrgkooli tantsu õppima, siis me võiks talt oodata ambitsioone. Ja mille pärast ambitsioone? Ja mulle tundub, et see on juba piirav, et kas tantsuvaldkonda saab siseneda nüüd ainult tantsuõpetaja, tantsija või koreograafina. Et mulle tundub, et see ei toimi, nähes millega tegelevad kõik Viljandi tantsukunsti lõpetajad. Ühesõnaga valdkond, need struktuurid, milles me praegu tantsu arendame, tantsu teeme, tantsu vaatame, need on toiminud 30 aastat ja enamasti kõik need inimesed, kes alustasid näiteks, just on seal samas juures. Nüüd, kui midagi tahta muuta, siis peab inimeste ambitsioone kergitama. Ja mulle tundub, et see tantsukunsti spetsialist võiks olla nüüd see, kes tulevikus ühendab hariduse ja kunstivaldkonna. Sest seal on äkki me pärast seda. Just, paralleeluniversumid on need. Aitäh. Aitäh, natukene läks üle 4, ega ma muidu ei hakka sügelema ka. Ja minus muidu rahulikult magav Veidemann ikkagi hakkas tegelema selle rassipuhtuse teemaga ka kohe, aga jõuame pärast sellega ka tegeleda, võib-olla see aktsent on ka väga huvitav. Nii, Muba, palun, kuidas teie jagate ära oma vahel? Nii. Tere, et mina olen Helen Veidebaum ja tulen siis Mubast. Ei ole ka õppekava juht ega midagi, vaid tegutsen selles koolis pedagoogina, klassikalise tantsu ja pilatese õpetajana, aga ka koreograafina. Meie kool nüüd Muba näol on küll väga uus, kuid see on moodustatud Tallinna Balletikooli ja Tallinna Muusikakeskkooli ja Georg Otsa nimelise muusikakooli põhjal. Ja nüüd selles osas meil on siis nüüd 4. õppeaasta praegu niimoodi ühise koolina selles imelises majas, mida te võib-olla olete märganud seal Liivalaia ja Pärnu maantee ristil. Aga meil on siiski koolina tegutsemise traditsiooni 79. õppeaastat. Ehk siis me võtame endaga kaasa väga pikaaegsed ja tugevad traditsioonid ja meie kooli ikkagi põhieesmärk on õpetada professionaalseid tantsijaid, kes leiaksid tööd nii meil
kui maailmas ja selles osas on meil praktika väga hea, et meilt on tõesti tulnud väga suurepäraseid tantsijaid ja seda nii Eestis kui ka välismaal, et selles osas on nagu päris mitmeid nimesid võib esitada. Aga siis tänane päev võib-olla võiks olla vähekene roosilisem selles osas, et me tahaksime näha rohkem eestlasi tantsimas siin Eestis. Aga me teeme selle nimel tööd ja meil selles osas juba läheb ka paremini. Ehk õpilased kõik pärast lõpetamist minema on praegu see tunnetus lihtsalt, väga paljud lähevad mujale tantsima. No mitte kõik minema, tähendab, mis sa täpsemalt mõtled selle küsimusega? Ühesõnaga, et eestlased jääksid Eestisse tantsima, oli see jutum. Minnakse välja mujale tantsima. Ja, et nad lähevad, nad ei pruugi isegi minna välja mujale tantsima, aga et nad leiaks kindlasti tööd, aga ja et nad jääksid Eestisse ka, jah. Nii, mida veel me saaksime lisada siin? Eve, on sul täiendusi? Mina lisaksin seda, et ikkagi meie kool on hästi erialad spetsiifiline, et ikkagi balletitantsijaid koolitame, et seda, see on nagu põhirõhk, et kui räägitakse hästi palju tantsukunstist ja nii öelda, aga meil on nagu väga kindel tee, keda me koolitame ja samamoodi kaasaegsed tantsijad, et kuidas me nüüd seda siis defineerime, eks ju, kaasaegne tantsijad, meil oli ka kaasaegse tantsuosakond, siiani on, et kuhu nad siis lähevad, et meil on muidugi balletitantsijatel on 2 teatrit, kuhu nad lähevad, aga kaasaegne tantsija, minu küsimus on see. Et tegelikult ega see tööturu vajadus ka tänapäeval on nii palju juba nii-öelda laienenud, et ei ole ainult klassikalised oskused olulised, vaid tegelikult nii-öelda koreograafid on oma ampluaad täiendanud ja väga sageli need etendused on ka väga põimunud erinevatest vajadustest ja sealhulgas ka kaasaegse tantsu oskustest. Et selles suhtes see haridus peab olema mitmekülgne, mitmekülgsem, kui ta võib-olla on olnud 10 aastaid tagasi ja selles suhtes me kindlasti anname oma parima. Väga tore. Aitäh. Aitäh selle kiire ringi eest. Ja, anna see siia poole tagasi, et jätke see teie 2 omavahele sinna. Kuulge, aga läheme liikuma nendest küsimustest, mis tõesti siis tänase päeva ettevalmistamise juures anti ja mulle tundub, et see baasküsimuses, kui me räägime täna nagu siin hariduse teemast ja vaatame tulevikku, on ju ikkagi see, et milliseid tantsuvaldkonna tegijaid praegune Eesti tantsumaastik teie nägemuses vajab ja mis on need oskused, mis siis lõpetajal peaksid olema, et oma valdkonnas edukas olla. Et te olete koolide esindajad, see peaks olema nagu keskmine nagu fookus, reaalses elus muidugi on see, et kus me need õpetust leiame, on reaalne fookus, eks ju, põhiline, ja? Aga et mida me siis neile anname, mida täna vaja on, et see oli väga tore, kuidas Kai kirjeldas ära kõik lavapealsed, lavatagused, lavaalused, et kõik on ära kirjeldatud, eks, aga et keda meil täna põhiliselt vaja on, mida see Eesti kultuuriruum vajab? Võid alustada, Kai, palun. Vabandust. Autori positsioon on see, sest küsimus... Rohkem autoreid. Mitte autoreid, vaid autori positsiooni ka tantsuhariduses. Autori positsioon on ilmselt see, et tuleb teadvustada ühiskonnale vabakutselisuse täisväärtuslikkust. Sest enamus meie lõpetajaid, nad on nii edukad, et nad annavad ka tööd, aga nad on ise loonud mingisuguse töökoha tantsustuudio või tantsukooli näol, ja kus nad annavad tööd vabakutselistele. Olgem ausad, sellel alal on edukas, kes loomingulised, pedagoogilised, korralduslikud, see on imeinimene, nagu nad kõik siin on, eks ju. Korralduslikud ja sellised ambitsioonid, valdkondlikud ambitsioonid ühendavad. Et ma arvan, et see on autori positsioon, mitte et see autor peaks tähendama seda, et ta kogu aeg loob, vaid hariduses, korralduses, eestvedamises, see on see kuidagi teadlikkus oma sellest, et mul on see mõte, mida selle tantsuga teha. Mulle tundub, selliseid inimesi on vaja. See minu mõte, mida ma teen selle tantsuga.
Jah, et mina jällegi lisaksin siit kohe nüüd nagu MUBA vaate, et noh, meie vaates on vaja ikkagi tantsijaid ja seda ütleb ka riiklik võttaraport, et puudu on balletitantsijatest, nii et meie põhiline eesmärk on ikkagi leida üles see andekas laps, see tantsida sooviv laps, et ma leiaks ta üles sealt väga kaugelt, Eesti kõige kaugemast nurgast ka, sest et meie koolis on ikkagi see suurepärane võimalus, et nad saavad tulla siia õpilaskodusse, nad saavad tulla siia Tallinnasse ja siin tõesti rakendada seda oma tantsurõõmu. Ja me soovime, et siit meie koolist tuleksid välja nagu väga heal tasemel professionaalsed tantsijad. Väga hea ja ma kohe, Sille, sulle, aga lihtsalt ma unustasin ennem öelda, palun vabandust, et kuulge, vehkige aktiivselt kätega ja hüüdke Urmas vahepeal. Et ma jooksen nagu Erki Nool parimatel päevadel 100 meetrit teie juurde kohe ja lasen teil küsida, sest lõppude lõpuks ma kogu aeg siin teesklen, et ma saan aru. Mul juba läks ausõna, selle autori positsiooni peal ma tundsin, ma juba kukun siit peaaegu läbi, eks ju. No võib-olla ei kuku otse kohe, aga kanda ikkagi kukun ka. Et andke märku siis, eks ju, et kui te tahate ikkagi midagi täpsustada, siis andke tulla kohe. Nii, Sille, küsimus ülilihtne. Mis valdkonna tegijaid täna meil tõesti on vaja, kuhu peaks selle tähelepanu suunama? Jaa, ma püüangi sulle natuke lihtsamaks teha. Ei, mulle lihtsamaks tee, räägi sina nende sa teesklesid, et sa ei saanud aru. No ma teesklen edasi. Ja ma olen tegelikult hästi nõus sellega, mis Kai ütles ja ma ütlen sama asja ilmselt teiste sõnadega. Et ma nagu meie õppekavade vaates mõtlen, et need inimesed, kes ülikoolist välja lähevad, siis nad peavad olema kõigepealt mitmekülgsete oskustega siis selles samas mõttes, et paraku meie maastik on selline, et väga harva saad sa olla kogu aeg ainult tantsuõpetaja. Noh, nagu me siin hommikust peale oleme kuulnud, mida kõike tantsuõpetaja sisuliselt niikuinii on, eks ju. Veel harvemini saad sa olla kogu aeg koreograaf, lavastaja või tantsukunstnik. Kahjuks peale balletitantsijate vist teised keegi ei saa ka kogu aeg olla tantsijad. Ikka peab olema veel midagi muud, ehk et siis mõistlik on õppida niimoodi, et sul on oskusi nende erinevate funktsioonide täitmiseks. Ja teiselt poolt siis see on ka mingis mõttes mitmekülgsus, aga ma nimetaks seda siis koostöö ja meeskonnatöö võimeks ja oskusteks. Sest tegelikult sarnaselt Viljandiga näiteks Tallinna BFM-is on siis meil ju kogu see filmi poolega koostöö ja ka muusikaga koostöö, see täpselt samamoodi õppekava osa, kus õpitakse rääkima üksteisele arusaadavas keeles ja muud sellist ehk töötama loovmeeskonnas. Ambitsioonikalt me ütleme ka, et võiks õppida neid loovmeeskondi juhtima, et seda lõputöö käigus võiks olla juba inimene suuteline näitama, et ta suudab loovmeeskonda luua, temaga protsessi läbi viia, seda meeskonda juhtida. Et tegelikult see on kõik täpselt sama, aga teiste sõnadega öeldud. Ja siis ma ütlen natukene teiste sõnadega ka siis sama asja. Meie selle õppekava või raamõppekava mõte siis on laias laastus selles, et see, kes tuleb õppima, ehk siis see õppija, ta saaks aru sellest suurest pildist. Kuidas tants on oluline, mitte tantsuvaldkonna kontekstis ka siin, aga laiemalt ühiskondliku väärtusena. Siis ma olen juba selle õppekava läbinud mingis mõttes. Põhimõtteliselt, filosoofiliselt jah, aga kas ka praktiliselt. Sest et see õpe, mis me pakume, on praktiline, et inimene saaks liikuda ja tegeleda iseenda kehaga. Ja see on üks algmõtetest, mis on läbivalt kõikides moodulites, mis me oleme loonud. See mõte on selles, et inimene oskaks kõigepealt tegeleda iseenda kehaga füüsiliselt. Siis teine on heaolu, mida ka koolipsühholoog mainis siin, kui ta enne oli. Ja siis ta saaks aru üldse sellest, et need samad oskused, mida Sille mainis, et koostööoskused, ka tegelikult need oskused, kuidas ta kohanemisvõime, ülitähtis tuleviku tööjõu jaoks, digioskused, üldiselt roheoskused ja ka kuidas luua ligipääsetavat keskkonda tantsu jaoks. Et kõik sellised asjad on vajalikud, me näeme, et selliste oskustega inimesi on vaja ja miks on neid vaja. Eesti riik on teinud arenguseire, mida meil läheb vaja aastaks 2050. Aastaks 2050 läheb vaja umbes 250 000 inimest, kes vajab teise inimese abi, et liikuda. Üks selline stsenaarium, kuidas seda lahendada, on inimesed, kes oskavad kogukonnas töötada inimestega. Mida meie teeme? Meie visioon on selline, et me anname inimestele siis gümnaasiumi õppe ajal, et see on 4-aastane õppe põhikooli järgne, me loome eeldused inimestele, et sealt tuleks tulevikus kvaliteetsed tantsuõpetajad, keda siin kõikide andmete järgi on Eestis puudu, meil läheb vaja juurde,
tantsuõpetajaid, kes tulevikus õpetaks neid lapsi ja nii edasi. Meil ei ole praegu puhvrit ka vist, et kui mõni suure kooli õpetaja ära kukub, mis siis saab, keegi ei tea. Tantsuõpetajad, inimesed, kes saaksid ka tantsimisega hakkama, praktiliselt ta teab oma kehas, kuidas on tantsida ka kaasaegsemaid suundi. Et need on meie alusmõtted justkui ja me näemegi seda, et meil läheb inimesi, kes oskaks, kuidas kehaga ümber käia, kuidas me näeme inimesi, kes oskaks seostada erinevaid teadmisi ja kuidas nad läheks ka teistesse valdkondadesse, mitte ainult tantsu edasi õppima, vaid nad saaks selle kogemuse. Aga miks me peame siis olema niimoodi keerutama ja udutama, et see kõik, vabandust, see ei olnud keerutamine, udutamine, aga ma mängin seda mängu, eks ju, et me peame ütlema, et siin on see lai profiil, samal ajal kui konkreetselt meil on vaja, et tantsuõpetajad. See tähendab, et inimesed ei taha tantsuõpetajaks tulla õppima, et selle jaoks on talle vaja anda mingi selline laiem pilt sinna juurde, öelda, et oi, sa saad siit seda veel ja teist ja kolmandat. Aga mis see kõrghariduse mõte siis on? Tantsuõpetaja ja läheks õpetama. Miks? Sellepärast, et kui suhtarvus, kui palju harrastab Eestis tantsu ja kui palju jõuab kõrgkooli, on murdosa sellest, eks ju. Nii. Nüüd ühesõnaga see tantsuõpetajad on, ma ütlen, ega siis kõrgkoolis loomulikult nad lähevad tantsu õpetama, kui nad tahavad, aga seal ei ole, nagu minu meelest kõrgkooli asi ei ole see, et meil on üks toru ja sinna me toodame. Mulle tundub, et kõrgharidusega inimene on ikkagi see, kes suudab nagu ette näha või et kus suudab neid mingi valdkonna arenguid tabada või. Sest neid inimesi on käputäis, kes tegelikult õpib. Ma kuidagi ei elitariseeri või ei muuda eliitseks seda kõrgharidust, aga inimesed, kes tulevad Tartu Ülikooli tantsu õppima, need on iseenesest juba natuke oopakad. Ja selles mõttes neil on nagu väga veider soov ja ma arvan Tallinna Ülikoolis samamoodi, et neil on midagi rohkem, nad tahavad sellest midagi rohkem. Ja see ei ole halb selles mõttes, et tantsuõpetaja, see toob sulle leiva lauale, see on ju selge, ega seda ei saa eirata, eks ju. Aga mina ikkagi näen seda, et seal on ütleme, et valdkonna arenguks on vaja uut põlvkonda, sest kõik need, kes on loonud praegused struktuurid, hakkavad saama nagu juures olevalt pildilt näha 60. Just. Ja inimesi, kes hakkaks mõtlema täiesti puhtalt lehelt, neid on vaja. Helen hingas nii sügavalt vahepeal, et ma vaatasin, et ta lendab toolist minema. Helen, nii, kuulen. See, et tantsuõpetajad elavad kaua, see on tõsi, et ma täna just tulin rahvatantsijate koolituselt Ilma Adamsoni juurest, kes teatavasti on 92 ja rõõmsalt tantsib edasi. Aga et tegelikult ikkagi meil on puudus ka näiteks balletiõpetajatest huvihariduses ja on see küsimus, et kuhu nad siis nagu kaovad või miks neid ei ole ja kust nende ettevalmistus nagu tuleb, et see on selline valdkond, et siiski see vajadus on üsna nagu otsene õpetajate järgi. Ja siis, kes neid siis ikkagi nagu ette valmistab, on niisugune suur küsimärk. Et nad ikkagi saavad ülikoolist tuge ja haridust ja haritust, aga et kas nad sellele nagu püsima jäävad, et see võib-olla ei ole nagu ainult hariduse ja koolituse küsimus, vaid ka tööandjate küsimus, et kui ma olen nagu kokku puutunud natukene valdkondadega, kes vajavad näiteks tugitreeninguna klassikalist balletti, et nad tunnevad suurt puudust, et meil ei ole õpetajat, kas sa saad meile kedagi soovitada, kas sa saad meid kuidagi aidata, kas sa ise saad tulla, mina ei saa kõiki ära õpetada, eks ole. Et kuidas hoida neid inimesi, kes seda tööd suudavad teha ja soovivad teha, et kui nende tingimused on niisugused, mis ei ole väga turvalised, siis meil tekib see probleem, et ei ole neid õpetajaid. Ja neid Helen, kas sa näed probleemi selles ka, et seda fookust õpetajaks õpetamisel ei ole? Et väga mulle meeldib see tänane ju selline maailma oskuste kirjeldus läbi siis teatud, kuidas seda, et see ei ole nagu üks oskus, eks ju, et vaid meil on sellised baasasjad ja väga palju selliseid eriasju ja sinna peale siis inimene ehitab oma karjääris erinevad nagu kompetentsid ja tornid. Ja see on õige ja see on väga tore, aga kui ei ole fookus õpetajaks õppimisel, antakse väga lai nagu valik veel muid oskusi kaasa, siis on ju selge, et
et õpetajaks meelitamisel tuleb hakata tegema mingit järgmise astme pingutust. Ma ei taha öelda, et nad on üle kvalifitseeritud, üle õpetatud, sest et lõppude lõpuks see üle tuleb ju millegi arvelt, millegi hinnaga. Mingi asi jääb tegemata, kui sa pead sinna juurde veel õpetama muuhulgas, ma ei tea, kätepesu, mingid muud harimist, eks ju, meeskonnatööd ja nii edasi. Et seetõttu jääb võib-olla mingi akadeemiline sügavus konkreetses oskuses andmata. No ma tegelikult esimese asjana ikkagi vaataksin tööandjatele otsa, et hoida neid inimesi, kes neil juba on. Ma ei arva, et laiapõhjaline nii-öelda ettevalmistus halb oleks, aga võib-olla võiks olla õppekavades selgemalt, konkreetsemalt ja täpsemalt ikkagi nii-öelda tõesti see õpetaja, tantsuõpetaja nagu suunitlus välja toodud või kuidagi siis ikkagi oskuse või kvaliteedina nagu mainitud. Me oleme isegi tegelikult ka Mubas mõelnud selle peale, et meie koolist tulevad väga pikalt koolitatud, treenitud ja haritud spetsialistid välja ja siis nad kaovad kuhugi ära, kui neil ei ole nii hästi läinud, et nad leiaksid tööd tantsijana. Aga nende teadmised on siiski päris sügavad ja laiad, mis puudutab näiteks klassikalist tantsu, et siis, et nad ei kaoks ära. Et kes tantsijana kuskil tööd ei saa, et need jäävad teie juurde õpetajaks? Mitte, et nad jäävad meie juurde õpetajaks, vaid nad võiksid juurde õppida oskusi, mis aitaks neil leida tööd tantsuõpetajana, kellest ma just ennem rääkisin ja kelle järgi on vajadus. Kuna neil on päris suur pagas ja mul on ka hea meel näha siin saalis inimesi, kes on selle pagasiga ja kes toimetavad tantsu õpetamise alal, et nad on jäänud selle ala juurde, see on väga tähtis ja et võib-olla me võiksime oma koolis laiendada natukene seda antavat haridust lisaaasta näol, jätkuõppe näol, et meie juures saaksid tulla välja tantsupedagoogid. Ehk siis võib-olla siis ülikoolid võiksid endiselt pakkuda seda nii-öelda laiapõhjalisemat ja laiemat maailmapilti ja seda on ka väga vaja, sest et ikkagi kui nendest nagu kujunevad, näiteks ülikooli lõpetajatest kujunevad tulevased tööandjad, tantsukoolide juhid, organiseerijad, siis neil on jällegi nagu leida endale personali, mis on nagu väga oluline. Indrek, ja siis tuleme siia kohal. Ma lihtsalt tavasin ennast selliselt mõttelt, et üks minu õpetajatest on 66. David Zambrano, Brüsselis Venezuela kunstnik. Ja tema jaoks on võimatu sõnastada, mida me tantsijatena teeme ühtselt. Et see, et sa oled õpetaja, siis sa oled õpetaja. Tema filosoofias käivad 3 asja üksteisest läbi. Sul on õppimine, õpetajaks olemine ja esinemine. Ta esineb ikka veel. Nii et mulle tundub, et see on seotud natukene Kai kommentaariga ka, et just see rassipuhtus vaata. Et see, et kui sa teed seda asja, siis sa oled see. Mulle tundub, et meil läheks vaja võib-olla paindlikumat mõtteviisi. See, et need kogemused, oskused, mis sa kogesid ka just kui näiteks balletikoolis käis, koreograafia bakalaureuseõppes ja nii edasi, et kuidas sa saad neid kasutada erinevates asjades, sa ei pea jääma ühte kohta kinni ja tegema ainult ühte ja sama asja, vaid sa pead nägema neid seoseid. Et kui mina olen lõpetanud baka magistri, et kuidas ma seostan neid asju teises erialades. Sest kui sa kitsalt õpetad alguses inimest, siis ta läheb ka kitsalt edasi. Aga kui sa natukene laiemalt teed selle jõe justkui, mida mööda ta voolab siis edasi oma eluteel, et siis me saame rääkida elukestvast õppest. Elukestva õppe mõte on see, et sa õpid terve elukaare vältel. Ja siis tegelikult, kas meil on mõistlik rääkida, et ainult oleks õpetaja või mõelda natukene laiemalt. Ja siis küsimus mul endal on see, et mis on see hetk, kui inimene peaks kedagi teist õpetama hakkama. Minu enda loogika oleks see, et õpetajad peaksid olema nõksavanemad, kellel on elukogemust ka, kes on võib-olla mingid asjad nagu lahti mõtestanud enda jaoks, et nooremana sa saad koos mentoritoega õpetada, toetada neid inimesi, kes seal on, aga võib-olla peaks grammi võrra hiljem hakkama. Minu parimad õpetajad on 60+. Väga hea dialoog nendega. Aga Indrek, kas see nii palju, kui ma valdkonda tunnen, et kas see üks tuumprobleem ei ole see, et väga sageli on õpetaja keegi, kes tahab olla õpetaja, kes on 2 aastat teistest vanem. Et see on ju täna see, millega me tõtt vaatame ja mitte sellepärast, et ta tahab nii väga ja ta on nii andekas, vaid lihtsalt muidu ei ole keegi õpetaja, et muidu peaks see kooli omanik, juht olema ise igas saalis, et see on ju meie probleem.
ma arvan, et siin ongi hea küsimus ka sellele, et kuidas tuua inimesi uuesti õpetamise juurde, sest et meil on tõesti olnud balletikoolis oli 79 aastat tegevust, oli vist on ju, Tallinna Ülikooli järgmine aasta 50 aastat tegevust, Viljandi Kultuuriakadeemia mitu aastat? 75 aastat tegevust. Ja umbes nagu puusalt tulistades meil on olemas vähemalt, ma kujutaks ette üle 4000 haridusega tantsuga tegelevat inimest, kus nad on? Küsimus on võib-olla selles. Ja üks OSKA raportite osa on ka see, et pärast 35. eluaastat jääb valdkonda alles 5% inimestest, kes on siin koolituse saanud. Küsimus on selles, et kuidas me ehitame kogukonda, kuidas me oleme koostöö valmis ka valdkonna sees ja kuidas me saame tegelikult inimesi hoida. Siin enne hommikul oli näide sellest, et sa teed midagi muud ka, võib-olla tantsu kõrvalt on. Aga võib-olla normaliseerida seda, et sa teedki midagi muud, mingi aeg, kui sa oled kõrgkooli teinud, huvitud mingist muudest asjadest ja hiljem tuled tagasi. See, et meil on sillad olemas. Ja üks asi, mis ma võib-olla rõhutaks, on see, et jube tähtis on igade ülene õpe. Üks asi, mis on professionaalses elu valdkonnas, on onboarding ja offboarding. Et kuidas me õppe lõpus inimesi viime valdkonda sisse ja kuidas me nad õppest ka välja viime. Kuidas me teeme, et inimene on iseseisev, otsustusvõimeline ja autonoomne. Aga samas ta oleks tugistruktuur olemas. Õpetajad, kelle juurde ta läheb, kui tal on mure, asi ja mingid sellised asjad. Väga tore, Sille. Jaa, siin on nii mitu teemat juba mööda läinud, mida oleks tahtnud kommenteerida. Ma hakkan praegu sellest, millega Indrek lõpetas ja siis ma tulen tagasi sinna selle tantsuõpetaja fookuse juurde. Et mina olen elav näide muuseas nendest inimestest, kes on tulnud tantsu juurde tagasi. Pärast kooli lõpetamist, ma tegin seda tantsuasja nii-öelda vabatahtliku tööna ja väikese koormusega 10-15 aastat ja alles siis tulin nagu täiskohaga tantsuvaldkonda tagasi, et see on võimalik. Aga et ei jääks kõlama praegu see mõte, et mitte kusagil nüüd ei ole fookust tantsuõpetajaks õppimisel. Siis ma näiteks meie Tallinna õppekavade näitel ma ütleks, et see fookus on perioodiline iga tudengi jaoks. On ju olemas õppeained, mis keskenduvad tantsudidaktika, õpetamispraktika, sellised asjad, mis keskenduvad just nimelt õpetamisele ja sel perioodil on inimese fookus väga tugevalt õpetajaks õppimisel. Lisaks sellele siis läbivalt, et nii nagu elukestev õpe, nii ka see kogemusõpe on ikkagi meie valdkonnas nagu produktiivne asi, et kõik, kes siin meie vilistlased on, kui nad oma stuudiumile tagasi mõtlevad, eks ju, et vähe oli aineid, kus te üksteist ei pidanud õpetama. Kas repeteerima mingit asja või mis iganes, ühesõnaga. See üksteise õpetamine, materjali edasi andmine, see on nagu läbiv. Jah, see mõte praegu. Kas ta jääb? Jah, olgu, ma annan edasi, muidu ma räägin ise liiga palju. Ja. Ma ütleks ka nii palju, et mina olen ka see, et muidugi, et minu olen teinud pika karjääri ja lõpetasin ise tantsimise ära. Mulle aitas küll. Ja ma mõtlesin, et ma lahkun tantsumaailmast ja otsin endale uue Wonderlandit, kus ma tunnen ennast nagu mugavalt ja hästi, sest see maailm oli minu jaoks nagu ennast ammendanud, aga ma tulin ikkagi tantsu juurde tagasi, ma olin ära paar aastat teises maailmas ja ma arvasin ka seda, et ma ei hakka kunagi õpetama lapsi, sest mulle tundus see nagu väga suur vastutus. Ja siis ma sain aru, et mul on nii palju teadmisi ja oskusi, mida ma tahaksin jagada, et nad ei läheks raisku. Ja tänu sellele ma läksin ka ülikooli, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et ma olen nii vana ja ma lähen ülikooli. Just sellepärast, et õppida õpetajaks ja saada pedagoogikat ja saada aru, kuidas õpetada ja siis anda edasi, mida ma õpetan. Ja ma arvan, et ma olen väga õnnelik, et Tallinna Ülikool pakub sellist asja, et kutsepedagoogikat, et ma saan seda teha. Ma mõtlen seda, et just, et ei jääks kõlama mõte, et tegelikult tudeng tahab kõike muud ja siis see õpetamine on kuidagi, et ma ei tea, tegelikult ei ole. Kuidas ma sind veenan, Urmas? Ei olegi nii väga just. Mul on üks küsimus. Ühesõnaga, meil tuli tudengitega mingi aeg tagasi jutt, et milline eriala on seksikas. Meil on näitleja on seksikas, lavastaja on seksikas, koreograaf on seksikas, tantsuõpetaja ei ole seksikas.
ja esimesel kursusel see nii tundubki, aga vaata 3. kursusel inimestel, kus nad on käinud läbi kõik need didaktikad, üksteisele tunde teinud, kohtunud päris inimestega, nagu nad neid nimetavad, siis nad ütlesid, et nüüd me saame aru, mida sa mõtlesid seksikusega. Ja ma küsisin, mis see on siis see tantsuõpetaja seksikus, ta ütles, et tead, me loeme inimesi, näitleja ei loe, meie loeme inimesi ja selles mõttes ei ole see tantsuõpetaja töö on väga seksikas, aga sa jõuad sinna mingisuguse aja tagant, kus sul on natukene mingit kogemust, natukene mingit muud tahtmist. Siin on võib-olla mingi küsimus just selle sama didaktika ja pedagoogika ja kõige selle osas, eks ju, et kui sinna ise esimesel hetkel ei jõua, et kuidas hüpata reele siis, kui nii nagu tagasi kirjeldus kõlas, on tantsust kopp ees, aga justkui tahaks ära ka minna, et kuidas ennast siis uuesti leida, et kui lihtne see tegelikult on. Kuidas Tartu Ülikoolis Viljandis on väljalangemisega, et Tallinnas ei kuku keegi välja, nagu me kuulsime, kuidas teil on? Nii, meil kukutakse välja, tantsukunsti spetsialist kukub välja esimesel kursusel. Ja kõige suurem, ja tavaliselt kui 10 tükki on, ütleme, võetakse vastu, meile võetakse etenduskunstide õppekava 26 inimest, 10 näitlejat, 10 tantsukunsti spetsialisti ja 6 lavastajat koreograafi. Nii, ja sellest 10-st 2 avastab, mis on nagu, ma ei heida neile seda ette, umbes 2 avastab, et mis asja ma nüüd siin, ühesõnaga, lõhe on selle stiili... Tegelikult on huvitav, mis sa mõtlesid veel sinna lõppu. Et siis ma ei saagi nagu tantsida või. Ühesõnaga, ma pean mõtlema või. Just, ühesõnaga, ma ei heida neile ette, ma ei heida tantsukoolidele mitte midagi ette, sellepärast, et tänu neile meil on ju üldse valik, eks ju, ja see on suurepärane ja Eesti huvihariduses on tehniline tase nii kõrge, et me pidime ülikooli õppekavad ümber struktureerima, sest see on naeruväärne rääkida liikumise AB-st. See on nii kõrgel, aga mõtlemise AB, vot seal on. Ja siis ta hakkab lesima, oma keskkohta tunnetama, analüüsima ja siis ta saab aru, et tegelikult lähenetakse. Esimene küsimus on, kust tulevad väljalanged? Nende seast, kes küsivad, aga mis stiile siin õpetatakse? Ja siis ma ütlen, et tead, ei olegi stiili. Nagu stiiliülene on see asi, eks ju, kaasaegne, aga me ei käsitle seda stiilina. Äkki sa peaksid ütlema midagi neile ikka siis, et nad ära ei läheks? Ei, sest inimene ei tohi olla õnnetu. Ja kui ta saab olgu loll, aga õnnetu ei tohi olla, eks ju? Absoluutselt. Ei tohi kõrgharidus kedagi õnnetuks teha. Esimesel kursusel, kui ta sellest esimesel semestril aru saab, ma ütlen, tubli tüdruk, kui sa vireled 3. kursuseni ja ootad, mis stiili meil siin õpetatakse, vaat siis on õudne. Aga ma ütleks, et umbes 1-2 langeb välja ikkagi. Ja ma näen, et seal on nüüd see tühi koht, kus sellest inimene on 16 aastat tantsinud väga kõrge tehnilise tasemega, ta lõpetab ära selle huvihariduses tantsimise ja siis ta läheb ülikooli ja tegelikult ta ei leia seda, ta ei saa enam edasi praktiseerida, hakkab mõtestama seda, vaat seal ma näengi seda kutsehariduse kohta tegelikult. Et see, kuidas öelda, see käpp on praegu liiga suur ja mitte üldse, et üks on halb ja teine hea. Et need, kes ikkagi stiili tahavad, need mingu mubasse. Need peaksid saama teha seda edasi tantsida, aga siis kutsehariduses. Ja muidugi, kes tahavad stiili, lumal hoidku balletitantsijaks, loomulikult tuleb minna mubasse. Balletitantsijaks saab alles 4. klassis tulla, kui sa hiljem ei võeta vastu. No näed siis. Time travel, värk. Kuulge, jaa, väga huvitav. Üks selline küsimus ka ja siin just koolide vaade. Et meil on need tantsuõpetajad, kuidas peaks välja nägema tantsuõpetaja juba, kes siis on kõrgkooli lõpetanud või siis kooli lõpetanud, muba lõpetanud. Kuidas see tantsuõpetaja arendamine peaks käima? Nii, ja me peaksime ju ka seda juhtima, et see ei saa olla ainult tantsuõpetaja enda asi, olla nii-öelda up to date ja vastata nagu kõikidele vajadustele. Et mingi üks mõte veel selle osas igalt ühelt, kes tahab siin lisada, et kuidas peaks see täiendõpe nagu arenema võrreldes sellega, mis ta praegu on. Mida peaks juurde pakkuma, mis peaks olema see, mis tantsuõpetaja teda karjääril saadab hariduse arenemise mõttes?
Sille? Noh, just nimelt pidev võimalus ennast täiendada, see peab kogu aeg olema. Ja kas see on täna olemas, kas see on piisav täna? Ma ei usu, et piisav ta ei ole, aga seal on igasugused praktilised põhjused tulevad, on ju, et alates Eesti väiksusest, sellest, et meid on vähe ja inimeste vajadused, milles nad pärast kooli tunnevad, et vajavad enda arendamist, need on erinevad, eks. Et kui ma kooli lõpetanuna tahaks nagu kas või, ma ei tea, igal aastal võtta ühe täiendõppe mingisuguse kursuse, eks ju, siis võib-olla mind huvitava teema, aga kursust ei ole võimalik igal aastal avada, sellepärast, et meid on siin Eestis nii vähe. Aga jah, seda täiendõpet on olemas ja pisikeste õpiampsudena ja natuke suurematena on ikka. Mikrokraadid, mingid täiendõppevormid, on need piisavalt? Kas nad piisavad on, ma ei oska öelda, aga nad ei ole olematud ja neid on märksa rohkem, kui neid oli aastakümneid tagasi, et jälle isiklikust ajaloost ma mäletan muuseas seda tunnet või isegi seda vastust, mis ma kellelegi pidin andma, et nagu tantsualal kõrghariduse omandanuna mul ei ole neid täiendkoolituse võimalusi, kuhu edasi minna. Aga nüüd praegu neid pigem on. Seda täiendõpet tehaks, teevadki ülikoolid, teevad erialaorganisatsioonid, siin Rahvatantsule teeb Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, teeb Tantsuliit, kes veel teeb, Anne, aita? Jah, et teha, aga tantsukunsti ja see, tantsuari, just, ühesõnaga tantsuliidud, ütleme siis nii, ja et täiendõppe võimalusi on. Kas siin peaks sinu nagu nägemus pigem, et mitte sa kordaks seda sama juttu, et kas siin peaks kuidagi nagu süsteemselt lähenema, sest lõppude lõpuks see valdkondlik kompetents on miski, mille kasvamise eest peab süsteem ise hoolitsema, eks ju, et me ei saa seda jätta iga üksik inimese enda ambitsiooni rahuldamise tasandil. Väga täpne süsteem peab ise enda eest hoolitsema, aga minu jaoks algab kõik nagu inimesest või ütleme küsimusest. Ja võib-olla see tundub nii labane, aga küsimusest esimesel kursusel, mida sa tahad selle tantsuga teha, siis ta kirjeldab mulle ära, mida ta kõike teinud on ja siis sa ütled, aga see on ju kõik olnud. Ühesõnaga, see on see, mis tundub iseenesest mõistetav. Et kui sa teed inimesel vahet, mida ta nagu, mis on harjumuspärane ja võt sealt välja mõelda, võt sellest hakkab pihta see mida ma tahan selle tantsuga teha ja võt sellest küsimusest minu meelest hakkab kõik pihta, sest ütleme, et valdkonnal, see tantsuvaldkonnal läheb nii hästi, aga see on tänu sellele, et inimesed on väga individuaalselt seda arendanud. Ja see hakkab, süsteemid on olemas, kui need süsteemid ei toimi, tuleb see küsimus esitada, et äkki me esitame tantsu teistmoodi, räägime tantsust teistmoodi, aga see tuleb esitada enda peas, et aga Sa ütled seda, et ülikool ei saa seda päris lõpuni välja mõelda? Muidugi ei saa, inimesed praegu, ühesõnaga, siin saalis ei ole ühtegi neist, kelle peas on mõte, milline on tants 20 aasta pärast, need teevad allproovi. Me ei tohiks ennast petta sellega, et me istume igavesti ja mõtleme välja, kuidas tants on. Ei ole. Ehk sa muidugi mõistad, et reaalsus on see, et 20 aasta pärast siit ikkagi umbes 60% ikkagi istuvad veel siin ja muul ajal juhendavad, eks. Aga äkki sealt alt tuleb keegi ja ütleb, et kuulge, teeks nii. Ja, tõenäoliselt nii on ka olnud. Ja, Saarasin. Ja tegelikult mina mõtlen ka, et samamoodi, et kõik hakkab inimesest endast, et need võimalusi, kui sa tahad kas tantsijana või õpetajana areneda, siis sa leiad need võimalused. Ükskõik kus, näiteks samamoodi, et ma väga tahaksin hip-hopi õpetada, aga ma ei oska. Aga küll ma leian selle võimalusega, et ma õpin selle ära ja hakkan õpetama, sest mulle meeldib õpetada. Lisaks sellele mõttele juurde veel, et tegelikult ärme räägi ainult tantsuspetsiifilisest täiendkoolitusest, et tantsuõpetajale, et on tohutu palju asju, mida tantsuõpetaja saab tantsuväliselt juurde õppida ja olla selle võrra märksa parem tantsuõpetaja. Kanda vaimne tervis, nii nagu täna alustasime, eks ju. Täpselt, nagu tänane esimene loeng näiteks. Väga tore, jah. Ja, et ma siit kohe jätkakski, et vaimne tervis, aga ka füüsiline. Et ütleme, kui soovitusi jagada, siis muidugi võiks ikkagi iga-aastaselt vaadata füsioterapeutide nii-öelda liidu lehele, kodulehele. Et nad pakuvad väga toredaid koolitusi
et eelkõige siis muuta tantsukoolitust ka rohkem kehasõbralikumaks ja panna tähele, et kuidas koormuseid jagada, et vältida, ennetada traumasid. Aga ma arvan ka, et see tegelikult ikkagi algab inimesest endast, tema huvist, selle õpetaja uudishimust, kuhu vaadata ja kuhu edasi liikuda. Aga et jah, et selle koha pealt kindlasti saab kaasa aidata koolituskeskustes, kus siis on ülikoolid või ka MUBA või ka edaspidi siis LR, nagu ma aru saan. Ma muidugi nagu väga nagu kõlan kaasa sinuga, aga siiski samas näen, et ikkagi ka nendel ühendustel, nii nagu me oleme täna siin, eks ju, huvihariduse liidu inimestega koos, et see on institutsionaalne roll ka, luua neid võimalusi ja olla mingite asjade suhtes nõudlik, sest see loob seda tuleviku kindlust selgemalt kui iga üksik inimese enda huvi, vaadata, kuidas põrn põriseb, eks see on väga tore, kui tal see küsimus on ja ta õpib selle juures lisaks, eks, aga et kui see jätta täiesti nagu vabaks, siis no selles mõttes see valdkondlik nõudlikkus on meil absoluutselt olemas kutsesüsteemi näol. Iga kes on tantsuspetsialisti kutset taotlenud, siis ükskõik olles selle saanud mingi esmase kutse võib-olla kooli lõpetajana, aga pärast ju järgmist taset taotledes, siis ta teab, mitu tundi täiendkoolitust ta peab olema läbinud. Kas sa Sille tead, mis see proportsioon on tantsuõpetajate ka siis võrreldes, kui palju neid aastas taotleb seda taset? Seda ma ei tea. Meil on tantsuspetsialisti kutse, üldse ta ei ole tingimata tantsuõpetaja, on ju seal Anne juba signaliseerib, on 30 taotlejat aastas või? Ja kutse kehtib 5 aastat, on ju. ERSil on natuke rohkem neid spetsialiseerumisega rahvatantsule aastas, ma pakuks, on igas voorus 30 võib-olla, äkki aastas 50-60. Aga mis see protsendina teeb kõigist tantsuõpetajana töötavatest inimestest, oskad sa Anne ka öelda? Aga see igal juhul see protsent aina kasvab ja väga jõudsalt kasvab, sest see kutsesüsteem on tõesti hea nagu just nimelt kvaliteedi tagajana läbi selle, et inimene analüüsib ennast ja mõtestab oma õpetajana tegutsemist selleks, et see kutse saada. Väga tore, sinna veel, sa tahtsid ka öelda juurde midagi? Jaa, ma ise mõtlen selle peale, et üks pool on institutsionaalne, aga teine on just selle kunstniku või praktika pool, ehk ma ise näen Eestis seda võimalust, et meil võiks rohujuure tasandil kasvada alt ülesse ka selliseid täiendkoolitusi ja praktika jagamisi üha rohkem, sest meil on tohutult palju inimesi tantsumaastikul. Ja mis minu võib-olla selline tunnetus on see, et meil võiks olla praegustest formaatidest rohkem selliseid pikaajalisemaid süvenemise formaate ja mida ma mõtlen on intensiivid. Ma ise käin iga-aastaselt vähemalt 5-nädalasel ühel intensiivil. See tähendab, et 5 nädalat iga päev tantsin. Kõige pikem, mis ma olen teinud, on 10 nädalat improvisatsiooni. Ja kui sa läbid sellise pikaajalise protsessi, kus sa keskendud ühele asjale. Kes seda korraldas? David Zambrano Brüsselis ja Eestis on Ruth Sapora andnud, kes küll lahkus siit ilmas kahjuks sel aastal. Et neid võimalusi on. Järgmine aasta tuleb ka Eestis. Ja neid võiks olla rohkem? Neid võiks olla rohkem puhtalt sellepärast, et sa jõuad tegelikult pikem ajalt ühele asjale keskendudes, kui sa saad finantsiliselt seda endale võimaldada. Sa jõuad sügavamale. Ja mis ma tahan öelda, et kõik need täiendkoolitused, muud asjad, teoreetilised asjad, mis iganes vanuses inimesed on oma elukaarel, ei tohiks tantsimist ära unustada, füüsilist, praktilist tantsimist ja iseenda keha kohta suuremat uudishimu eluea lõpuni. See tagab tegelikult selle, et su mõte on ka värskem. Kui me ainult teoreetiliselt õpime, siis see ka ei ole hea, et meil läheb tasakaalu vaja, ma arvan. Teoreetiline baleriin. Umbes, et ei oleks, eks ju. Ja täpselt, et kui me mõtleme teoreetilise MUBA peale, et mõtle, kui inimene loeb 4 aastat, et kuidas Grand Padmani teha ja spagaate ka, et kas see on realistlik, sest et sa ei saa teoreetiliselt tantsu õppida. Sa pead füüsiliselt liikuma. Kas sa näed seda ohtu, et keegi tantsuõpetajateks kuidagi muutuks liiga teoreetiliseks ja alahindaks ise enda keha liikumist? Ma ütlen ausalt, et see kommentaar, mis ma praegu ütlesin ka, see on mu enda kogemus, mida ma näen maailmas. Et kõikidel intensiivkoolitustel asjadel ka, eriti improviseerimisega tegeledes, inimestena me oleme järjest rohkem peas kinni. Kuulge, mul on üks viimane küsimus veel, mida tegelikult just tänase päeva korraldaja ilmselt ootab ja tahaks, et natukene käsitleksite. Et kui te korraks prooviksite näha võimalusi, mõeldes Eesti tantsu tulevikuvajaduste peale, mis võiksid olla formaal- ja mitteformaalhariduse
nagu tihedamad lõimumispunktid, et me tegelikult näeme, et see ju toimub, et täna, kui ma mõtlen riigigümnaasiumite peale, siis ei ole ühtegi sellist riigigümnaasiumi, kus oleks esmaspäev näeks välja matemaatika, 2 tundi geograafia, saksa keel, siis ma ei tea, joonestamine ja lõpuks ajalugu, et sellist enam ei ole. Et need on kõik mõnes mõttes sellised avatud tunnid, ehkki on ka matemaatika, geograafia õpetaja seal endiselt alles, ja? Aga et seal on väga sageli nagu sellist natukene distsipliine nagu seostavaid aineid, valdkondi, eks ju, see on see suund, kuhu me läheme. Ja mulle tundub, et see laias laastus ongi Eesti hariduse ainus võimalus haarata siis kogukondadest inimesi juurde. Ja seal on 2 varianti, kas need on siis kohalikud kogukonnad, ehk siis seal samas nende laste vanemad, lähedal elavad inimesed, ja teine on siis spetsialistid, keegi, kes näiteks tegeleb tantsuga, eks ju, et meil ongi gümnaasium, mis mõtleb rohkem õpilaste nagu liikumisoskuse, liikumisarrastuse peale, läbi muuhulgas tantsu, eks. Et see on nüüd see koht, kus mulle tundub, et justkui huviharidusele mingil kombel uks tehakse lahti, aga et nüüd süsteemselt mõelda ja visata siin kinnast võib-olla huviharidusele, et mis võimalused on ise rohkem integreeruda, olla nagu selle hariduse elu nagu kaasajanemise või kaasajastumisega rohkem kaasas, mis täna, ärge häbenege, selles mõttes teile tehti küll lõuna välja, et keegi ei tule teie käest pärast raha tagasi küsima, kui te ütlete nüüd, et tantsukoolid võiksid sellist asja rohkem teha, nad täna jätavad selle või teise asja tegemata, eks, et ei pea muretsema, et see on turvaline keskkond, kus oma mõtteid avaldada. Kuna seal esimene küsimus oli ka holistilise hariduse kohta, siis ühesõnaga, kuidas minna esteetika põhisuselt holistilisele vaatele, kehale, ruumile, ühiskonnale, ja ma ei taha sellega öelda, ühesõnaga praegu on mingisugune, või ütleme, et ükskõik, kus sa räägid, ühesõnaga, mulle tundub, et tants on huvihariduses suunatud sellisele esteetilisele ja tehnilisele täiuslikkusele. Ja sinna on, ja see on väga kõrge tase, ma ei ütle seda millegi, ma tõesti arvan seda, nii. Nüüd, kuidas seda, aga kuna kunstis on ikkagi öelda see sisu, vormi ühtsus, siis kuidas näha, kuidas sellest esteetilisusest liikuda sinna, et ma näen seda, mis rolli täidab tants ühiskonnas. Ja see ei ole ainult nagu selles mõttes, et ta on see esteetiline vidin või kuidas ta mu elu ikkagi, kuidas ta inimese elu, mis siin on ju kõik räägitud, kuidas see ikka nagu tõeliselt nagu toimiks. Ja see ei tähenda seda, et niipea kui sa ütled kontseptualism või midagi, siis kahtlustatakse sind, et sa enam ei taha liikuda, muidugi. See ei ole niimoodi, et tantsukunst jääb loomulikult keha keskseks, keha on keskmes, aga kuidas see kontseptsioon ikkagi, kuidas seda esteetika põhist lähenemist tantsukunstile laiendada nagu sellise holistlikkuse suunas või? Vot see on see, et tervikusse asetada ühiskonnana. Aga vaata korraks mulle otsa. Eks ju. Vaata mulle otsa ja mind vaadates ei ole lihtne, võib-olla nüüd välimuse poolest on juba lihtne, aga nagu jutu järgi ma olen ikkagi nagu laiastas gümnasist, ega ma rohkem ei ole, eks vastu seda gümnaasiumi isegi. Et kuidas sa mulle nüüd selle ära selestaks? Nii, me hindame, sina hindad ka tantsukunsti, kui esteetiliselt ilus see on, käid, vaatad, unustad ära. Rohkem see su elu ei puuduta. Nii. Aga tantsuinimene, kes õpetab, tantsib, võiks mõelda sellele, kuidas ta arendab tänu sellele, et tal on ruumiline ja kehalise mõtlemise geenius, eks ju. Kuidas ta arendab näiteks ühiskonnas, näiteks linna planeerimist, sest ta tajub ruumiliselt, ta mõtleb ruumiliselt. Ühesõnaga, kuidas seda oskust rakendada rohkem väljaspoole esteetikat, mida kõik tantsijad ja tantsuõpetajad oskavad. Ühesõnaga, sa tahad öelda, et mina vaatajana ei peaks ütlema ainult oi kui ilus, vaid ütleksin ka oi kui huvitav. Just! Väga hea. No nüüd siin tuli ka enam-vähem koju. Aitäh sulle. Nii.
ei, meil seal on mikrofon, hoidke see teie enda käes. Jaa. Ma ei teagi, tähendab, Kai tõesti läheb oma mõtetega väga haaravaks ja väga laiaks. Ta juba jõudis sealt ära liikuda, kus ma tahtsin tal sõnasabast kinni võtta. Hakkas peale holistikast. Et võib-olla... Ja see oli esimene küsimus. Ja tõesti, mina vaatasin ka vau, et täpsemalt holistilist, et kuidas me seda nagu siis seletame, aga mulle väga meeldis praegu Kai üks mõte, mis puudutas siis esteetilisuse ja versus sisulisust. Ja võt see on nüüd küll nagu üks teema tegelikult, mida me praegu, kui me vaatame nagu laiemalt maailma balleti klassikalise tantsu vaatest, mida mina isiklikult lihtsalt väga nagu sooviks rohkem, et me ei jääks kinni sellesse nii-öelda tantsusporti või liigutusse, kui loomulikud liigutused peavad olema sooritatud suurepärase osavuse ja meisterlikkusega, seejuures mitte unustades ära, mida sa selle liigutusega nagu soovid edasi öelda, ehk siis, et kui tuleb Urmas Vaino vaatama nagu balletietendust, et siis ta mitte ei vaata lihtsalt, et ilusad tantsijad seal laval ja vist on muusika kailus, aga et ta saab sellest elamuse, ta saab sellest raputuse ja tõesti, vot see on nii-öelda nende etenduskunstide võib-olla kõige suurem võlu võtta need inimesed, kes igapäevaselt käivad tööl ja tuua nad oma mullist välja ja panna neid korraks, pakkuda neile lihtsalt see teine võimalus vaadata oma elule, mõelda oma mõtteid, tunda äratundmisrõõmu ja minna etenduselt välja parema inimesena. Laias laastus Kai ütles vist seda sama enam-vähem, mulle tundus. Laias laastus ütles seda sama. Aitäh ja mulle meenus selle peale ainult ühe Soome proua käest umbes 35 aastat tagasi, isegi 35 aastat tagasi kuuldud lause, siis olid Vesaise noored, olid Elo noortel Tallinnas külas ja siis oli kuidagi nagu meil õnnestunud leida Estonias nagu etendusele, balletietendusele õhtul nagu piletid, mis oli väga raske ja siis nagu tahtsime nagu teha suurejooneliselt, et saate nagu valida, eeldasime, et nad muidugi tahavad Estoniasse tulla balletti vaatama, et kas teeme siis seda või lausa lähme balletti vaatama. Ja siis ütles, et teeme seda, et balletti ma olen juba näinud. Jah, et see on nagu sage reaktsioon tõesti, aga see oli 35 aastat tagasi ja see oli Soome. Mina ei mõtle üldse nii. Nii sa tahtsid ka juurde anda? Jaa, selles mõttes, et kui ma mõtlen stiilile, siis stiil on päeva lõpuks see on maitse küsimus, et kas sulle teed seda stiili, teist stiili, meil igal ühel on maitse. Ja ma arvan, et nii palju, kui meil on erinevaid maitseid maailmas, nii on tohutult hea, sest me ei tahaks sama maitsega suppi süüa elu lõpuni. Ja mida ma sellega öelda tahan nüüd, on see, et tantsukooli juhtidele või huvihariduse edendajatele, et võib ka tegelikult mõelda sellisele suunale, et teha enda jaoks mitte loogilisi valikuid, selles mõttes, et sa tahad päeva lõpuks enda õpilastele anda uusi kogemusi. Ja uus kogemus näiteks mõne tantsukunstniku näol võib olla hirmutav, sest et sa ei mõista, mida see inimene teeb, miks ta teeb nii, nagu ta teeb. Et see on üleskutse suuremaks dialoogiks ja miks mitte kutsuda tantsukunstnikele koha pealt. Sul on küsimärke, et miks ta niimoodi õpetab inimesi või mis ta teeb, miks mitte kutsuda kooli andma mingit laagrisse midagi, et kutsud midagi välja, mis ei ole sinu mugavustsoonis. See lõppkokkuvõtteks teeb võib-olla meid tugevamaks. Ja teine selline kutse lihtsalt, see on mu enda kogemus, mul oli võrratu kogemus septembrikuus erivajadustega laste etendusel osaleda ühe kunstnikuna, kes töötas erivajadustega lastega, vanusevahemik oli 6–12. Ja kui teil on huvikoolis ka võimalus teha koostööd just erivajadustega asutustega, kes tegelevad koostöös liikumisega nendega, kellel ei ole nii palju võimalusi, kes lihtsalt füüsiliselt ei saa. Kui sa annad noorele inimesele sellise kogemuse, siis ma arvan, et see muudab tohutult palju tema nägemust. Ma nägin Lätis, kuidas see muutis ka kohalike tantsukunstnike arusaama üldse sellest, et meie oleme väga privilegeeritud, me saame liikuda, meil on kõik võimalused olemas. Aga see rõõm, mis sa näed, kui inimene, kes ei saa liikuda, kes on välistatud ka võib-olla, et mida tema tunneb, see on tohutult ilus ja ma arvan, et me võiksime oma privileegi jagada teistega, ka nendega, kellel ei ole võimalusi. Väga kena, Sille. Mida tantsu huviharidus saaks teha veel paremini? Ma ei julge öelda, et teie või me kõik seda juba ei tee, aga vahel mul on selline tunne, et me ise teame, eriti lapsi ja noori õpetades, kui eluliselt vajalikke oskusi me õpetame tantsu kaudu ja teadmisi. Ma ei ole kindel, kui palju me sellest räägime oma õpilastega, lapse vanematega või avalikkuse ees.
võib-olla sellest võiks lihtsalt rohkem ka rääkida, sest iga inimene ei mõtle seda ise välja, mida kõike tantsu kaudu päriselu jaoks veel õppida võib, eks ju, ja õpitaksegi ainult läbi selle, et ma käin 2 korda nädalas 2 tundi seal tantsutrennis. Kuulge, suur aitäh! Tund läks täiesti uskumatu kiirusega ja nii ei lasknud küsida küsimusi, aga võib-olla teil ei olnud ka, ega ma ei tea täpselt, mis see tunnetus oli. Loodetavasti oli siit noppida midagi, sest esindus oli ju ülivägev. Tallinna Ülikool, Sille Kapper-Tiiser, Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, Kai Valtna, Muba, Helen Veidebaum ja Eve-Andre Tuga ja kutseharidust esindas siis Indrek Kornel. Aitäh teile!